Ma ütleks nii, et mul ei olnud väga suured lootused, et ma lihtsalt, kuna ma teadsin hästi vähesid inimesi, siis ma lootsin ka nagu selle peale, et ma saan veel rohkem tuttaid endale ja nii, aga nagu otseselt mingeid muid lootusi ei olnud sellega teoses. Ootused kooli tulles olid, et saaks ikka õpitud hästi ja et ka seltskond oleks hea. Õppimisega läks nii nagu läks, aga vähemalt seltskond oli hea. Ootused üsna kõrged ja enamalt sai kõik täidetud peale mõni üksika. Algul ma ei tahtnud üldse tulla, aga mul on väga hea meel, et ma ikka siia kooli tulin. No otsesid ootusi mul ei olnud, ma tahtsin kooli lihtsalt ära kulgeda. Aga klassijuhataja käskis ikka rohkem pingutada ja nüüd on niisugune seis. Kuldpedalikku. Lootsin sisimas sügavalt, et meil tuleb sõbralik ja tore klass ning see sai ka täidetud. Ootasin, et saada häid hindeid ja häid sõpru. Hinded ei ole head, aga sõbrad on. Kooli suhtes mul ei olnud otseseid mingeid suuri ootusi. Pigem oli just gümnaasiumielu suhtes. Sest et kõik räägivad, et see on parim osa meie elust ja ma olin väga rahul selle 3 aastaga. Ma arvan, et äkki uurimustöö valmis saamine oli kõige raskem. Kaitsmine oli suhteliselt lihtne, aga nagu see protsess, kuidas sa sellega tegelesid ja aega leidsid selle jaoks, võib-olla see siis. Kõige raskem oli minu jaoks kõik keemiakursused. Hästi raske oli kindlasti algus, siis kui ma tulin, siis ma ei teadnud nagu eriti paljusid, mitte kedagi. Aga see, ma arvan, et nüüdseks on kõik paremaks nagu süvenud. Kõige raskem oli minu jaoks, kui oli vaja teha uurimustöö, aga samal ajal olid kõik teised kontoritööd ja üldse muud asjad. Siis kui saksa keel oli. Minu jaoks on kõige raskem olnud iga hommikune üles ärkamine. Sellega on olnud palju probleeme, aga olen vast hakkama saanud. Ma arvan, et need päevad, kus oli palju tunde või oli palju õppida, see oligi lihtsalt kurnav ja raske. Ma arvan, et siis, kui kindlalt keemia oli, siis oli nagu päris raske. Minu jaoks oli koolis kõige raskem näiteks see, kui mina olin näiteks haige ja ei saanudki kooli tulla. Ja siis olin näinud armsaid klassikaaslasi ka oma armast koolipealt. Ja vahepeal on ka veel raske see, kui mõni õpetaja paneb halva hinde, siis peab vastama. Ma arvan, et kõige raskem oli 11. klass, kui olid kõik need uurimistööd ja kõik tundus alles nii uus ja huvitav, aga nüüd on nagu lõpp paistab, et need saab kaelast, et nüüd ei ole nagu nii suur pinge, on, aga mitte nii. Fred Loos on naljakas. Fred Loos. Fred Loos. Fred Loos. Ma teadsin, see on kindlasti. Ma olen kõigil meelde. Ükskord. Viis kuka ei ole. No oli välja rääkis. Ma tegin eesti keele esitlust peale tunde ja siis klassijuhataja tuli siis ukse peale ja küsis siis eesti keele õpetaja käest. Kadri, kas sa kapsas soovid? Siis kui meie klassijuhataja Eda Kaimre pakkus meile mitu tundi järjest krõpse, kuna ta ei tahtnud, et tema enda lapsed sööksid neid, siis ta seltsis meile neid. Naljakas kooliga oli näiteks see, kui inglise keele tunnis järsku Eda pakkus meile põdravorsti tuua ja järgmine päev ta seda ka tõi. Mul on igast naljaga, iga tund on naljakas põhimõtteliselt, eriti juulitunniga seda saab ikka korralikult nähkida. Aga Innovi tunnid parim on avastada, mitte midagi õppida, aga tundis ei elanud. Aga selles mõttes Inno vahepeal oli täiesti närvis ja
vahepeal oli no ma arvan, et Fred Toosik suudab kõik päris närvi ajada. Seda küll jah, aga nagu jaa, ma ei näe, et üldse on tore olnud nagu iga tund meelelahutus. kellel väga kehvad, et jube 2. sama. Raske jääda. väga kehvad, tahaks osata, aga ei oska. Matemaatika on üldiselt keskmine. No matemaatikaga oli lood niimoodi, et 10. klassis sain veel hakkama, aga nüüd on täiesti võimatu. Ajab naerma. Saaks paremini. Sama. Matemaatikaga on mul väga hea läbisaamine, kuna ma õpetan imbi. Ja meil on nii tõususid kui mõõnasid, enamjaolt ikkagist tõusud. No ongi, selles ongi, et mida rohkem sa viitsid, seda rohkem sa saad, aga kui ongi see, et viitsin asi, et kui ma tavaliselt vahepeal viitsin, siis mul läheb hästi, kui ma ei viitsi, siis ma 3 minutit alati ära. kui me täitsa hästi hakkab laulma, sain isegi targaks. Kuna matemaatika on olnud algklassidest peale minu lemmikaine, siis sellega probleeme pole. Ma saan 99 punkti matemaproovi eksamil. Koolisööklis olid alati pikad järjekorrad, et see oli maru töötu. Aga muidu täitsa tore. Oi, väga head, et kindlasti üks ainu vajalik koht. Järjekorrad võiksid muidugi lühemad olla, aga väga hea koht. Koolisööklaga on sellised lood, et snitsel võiks olla alati suurem ja talongid on väga toredad. Minul olid suhted sööklatendiga väga head, sest ma olen viisakas. Aga ma olin neile võlguga, ma olen neile siiamaani mingi 2.70 C. Mine maksa ära siis. Vabandust. Ei, koolisöökla mulle meeldib. Jupeta tead snitslid ja väga hea. Koolisöökliga on suhted head, teed võiks olla vähe tihemini ja samuti ka juurilõpp ja paganud. Noh, et siin 3 aastat on väga head suhted olnud snitsliga. 3 aastat on snitsid saadud, see on iga päev. No kõhu saab täis, kui vaja on. Toredad sööklatöötajad on meil. Ma arvan, neid on kohe mitu, aga kindlasti need toredad üritused, mida meil kool kogu aeg korraldab. Näol võib näiteks tuua siis Sonevõrd tuttavat või iga-aastased jõulupeod. Kõige meeldejäävamad olidki kindlasti need jõuluetendused, mis me tegime, eriti 10. klassi kriis. Kindlasti hinnavitunnid, et kus sai relatiivsusteooriat õpetada ja See, et me katsulatensoriga võime palli. See ka muidugi. See, kui meie muusikaõpetaja Anu-Mai Lilla mängis pingsi. Ta oli nagu nii ekstaasis ja nii pühendunud sellele mängule, et teda ei huvitanud üks kõrvaline asi, et ta oli nagu tennisemängija väljaku ääres. Kõige meeldejäävamad asjad koolist on üritused, näiteks näosaade. Sellega oli selline lugu, et üks päev enne näosaadet öeldi mulle, et kuule, osale ka, et tule mängi pilli. Ja siis nagu läksin ja mängisin ära pilliks, sain kiita ka kohtunikel. Neid ilusaid hetki on nii palju tegelikult. Ma arvan, et kõige rohkem see, et me oleme nagu üks kokkuhoidlik perekond, kus on alati aitab üksteist ja saab palju mõelda. Aga ongi see kokkuhoidlik ja see abistab üksteist. Kooli tulles kõik hakkasid nagu kohe sõbrurima, et ei ole nagu suurt nagu vahet, et on üks grupp ja teine, et nagu vajadused saavad kõik väga hästi. Ja siis ühe asjaliseks veel, et siis kui rohkem 10. ja 11. klassi alguses, kui Peeter kooli tulist, et saati kui ilusid kõik trükkudel, mis tulid, et teil on komplimenti värk. Tegi tuju jaoks alati. Peeter on vaja. Au, pets on võetud!
vast see, et kõigil on niisugune hea huumorisoon ja kõik võtavad vabalt. mulle just see, et meie klass on väga kokkuhoid ja kõik on väga sõbralikud, et kui midagi vaja on, siis kõik alati tulevad vastu ja meil on oma niisugune hea seltskond, ütlen ausalt. Jään puudust tundma kindlasti. Ma arvan, et meil oli väga hea klassijuhataja, kes sundis meid edasi minema siis, kui mõni võib-olla seda ise enam ei tahtnud või ei näinud enda tulevikku selles klassijuhataja näinud. No tahaks ikka ülikooli minna või siis kui sisse ei saa, siis maailma vastama reisida hästi-hästi palju. No eelnevalt käin siis ajateenistuses ära, siis vaatan, kas saab ülikooli või siis saab Sisekaitseakadeemiasse. Kindlasti astun kuhugi kõrgkooli, aga täpsemad valikud jätame nende teada. Peale kooli lõpetamist lähen esialgu kaitseväkke ning edasisi plaane ma veel täpselt ei tea. Soovin minna edasi ülikooli õppima ja midagi spordiga seoses ikkagi. Kavatsen minna ülikooli edasi õppima, tehnika suuna. Tahaks lavakasse saada, nagu see on kõige suurem eesmärk praegu. No suvel ma käin sõjaväesele ja siis miks siis peale sõjaväega paistab, võib-olla sõjakooli või kuskile, ma ei tea, ei ole välja mõelnud. Jalgpalli mängida palju ja kõrgkooli. Ülikooli. Kõigepealt on kaitsevägi ja siis on Tartu Ülikool, ma arvan. No sooviks edasi õppida, aga ma kahjuks siiamaani veel ei tea, et mida täpselt õppida edasi. Mina tahan palju raha teenida, kui ma kooli on lõpetada. No ülikooli tahaks minna. Ma arvan, et ühel päeval ma olen väga edukas füüsik. Oktoobris lähen kaitseväkke, aga enne seda astun ülikooli sisse ära, siis võtan akadeemiline puhkus. Et IT-d on. Eesti läbi populaarsema koolina. Kindlasti väga tegusana, väga innovatiivse õpikeskkonnaga. Ma kujutan ette, et meie kool läheb meie saatuse edetabelis koolid listisid ka kõrgemale Fürgid. Ma arvan, et sama positiivne ja sama energiline. Ma arvan, et meie kool võiks olla umbes selline, nagu ta praegu on, aga lihtsalt rohkem edasi arendatud, et õpilane saaks veel rohkem oma haridust kujundada. Ta ei peaks käima sellistes tundides, kus ta väga käia ei taha. Et kool on täidetud sama lõbusate inimeste